Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Lahkus loeb. Mina olen Merilin Keiser ja täna räägime loost, mis puudutab iga südant. Meie külaline on Maido Nõlvak, Rakvere Lions klubi liige ja endine president, aga täna on ta siin eelkõige vanaisana, et jagada oma lapselapse Sebastiani lugu. Minuga koos on stuudios ka kaassaatejuht asekuberner Tallinna Reval klubist Brigitta Leif. Tere tulemast teile! Tere, head Lion klubi! Ja siinkohal annangi sõna Brigittale. Tere kõigile ja tere Maido ja tere Merilin. Sebastiani lugu, kes ei ole kuulnud, siis see on tegelikult lugust väikesest poisist, kes on alles 10-aastane ja kelle elu sõltub geeniravist. Ja meie pikaajaline Lion Maido räägib täna sellest natukene oma perekonna seisukohalt ja meil on mõned küsimused Maidole. Maido, sa oled ise olnud 18 aastat Lion ja olnud pigem alati annetaja poolt, panustanud oma aega ja energiat väga pikaajaliselt. Ja nüüd on teie pere sellises olukorras, kus te peate ise abi küsima. Kui raske see on ühele perele olla nüüd teisele pool vastupidises rollis? Võib-olla ei oskagi öelda, et raske, aga põhimõtteliselt me ise ju ka igapäevaselt, nagu mina 18 aastat Lion klubis olles, ju aitan ja olen toetanud ja abistanud teisi ka selle eesmärgil, et ise olen hakkama saanud ja siis nõrgemaid tuleb aidata ja samas teades alati seda, et mitte kunagi me ei tea, millal me ise võime abi vajada. Ja kuigi me võib-olla ei mõtle seda, et me seda kunagi peaksime vajama, aga alateadvuses ikka seda nagu teadvustad endale ja nüüd meie peret ongi tabanud seda. Me teadsime seda küll 5 aastat ette, et selline olukord ükskord kätte jõuab, aga nüüd on see haigusvaas läinud sellisesse kriitilisse vaasi, kus me jookseme ajaga tegelikult võidu ja nüüd on see nagu eriti tulnud nagu pere sellesse tragöödiasse või juba sellisesse seisundisse, et ega me arvasime ka, et me saame ise hakkama, aga lihtsalt see summa, mis see geeniravim maksab, on nii kallis, kokku 2,5 miljonit, et lihtsalt meie enda pere võimekus nii suur ei ole, nii et sellepärast me lõpuks avalikkuse poole pöördusimegi. Miks see on nii kriitiline? Mis Sebastianiga juhtub lähiajal, kui ta ei saa seda ravi? Jah, see ravi, mis täna on olemas Ameerikas ja Dubais, manustatakse ainult siis nendele abivajajatele, kes veel suudavad ise oma jalgade peal kõndida teatud distantsi teatud aja jooksul. Pärast seda, kui seda testi enam ei läbi, siis selle ravi omadus ei pruugi enam mõjuda ja seda abi enam ei osutata. Täna momendil Sebastian jõuab veel seda läbida. Samas tehti talle ka test seal Dubais, kuhu üldse oli väga keeruline ligi pääseda, aga õnneks need kanalid on meile avatud. Tehti ka test, et kas tema geenidele üldse see on sobilik. Õnneks me saime kuskil pool aastat tagasi positiivse vastuse, jah, et see sobib Sebastiani geenidega ja selles mõttes on praegult sisuliselt, pere istubki kohvrite otsas juba piltlikult öeldes, et kui see veel see osa, mis täna puudu on, et kui see summa ära laekuks, et siis on need koheselt valmis startima, et siis seda ravi Sebastianile saada. See on ühekordne see ravi, eks ole? See ongi nagu ühekordne manustamine, jah. Ja siis... Mis juhtub pärast, kui ta selle ravi on saanud, et kas ta jääb nagu samasse seisu, nagu kui ta täna on või on natukene pöördeline ka? Tänane praktika, mida on ju Ameerikas ja Dubais siis katsetatud, et seal on ka erinevaid juhtumeid,
ühed on need, mis peatavad täiesti selle haiguse, aga on ka näited, et mis pöörab ka uuesti paremuse poole. Et kuidas see täpselt läheb? Täna ju me teame, et Euroopa Liidus seda ravimit veel ei ole, sest Euroopa Liidus on ta veel läbi katsetamata, et ennem kui ta Euroopasse tuleb. Okei, sellepärast te saite teada diagnoosist 5 aastat tagasi, aga siis ei olnud veel seda ravimit nagu kätte saada. Ja vahepeal on pere tegelenud ka sellega tegelikult, et saada sellesse testperioodi, et vaata, kui mingi ravim kuskil maailmas välja töötatakse, siis on ka selline ravimi testperiood, kuhu siis saavadki vabatahtlikud, keda seda abi vajavad, saavad testima, see on tasuta, et pere on ka selle teema läbi elanud, aga sinna, ütleme Ameerikas või Dubaisse, siis sellele testperioodile Sebastian ei saanud. Et see ongi nüüd selle viimase 5 aasta jooksul kõik need teemad olnud, et pere ise on ju tegelenud selle teemaga nagu kõik see 5 aastat. Kuidas Sebastian ennast sellises olukorras tunneb? Vanematest ma muidugi lapsevanemana ise ma ei kujutagi ette, kui peaks sellises olukorras olema, aga kuidas Sebastiani tuju on ja iga päev, kuidas ta nagu täna ise seda näeb? Ta on nüüd 10-aastane, ta on juba üht-teist suudab aru saada. Nagu need poisid ikka sel vanusel, et eks ta ise ka ju tunneb, et 5 aastat tagasi, kui me sellest teada saime, jah, et ta tõesti ei jooksnud ja ei teinud kukerpalle või selliseid asju. Aga siis ta ikkagi kõndimine oli täiesti normaalne. Täna sisuliselt ju ta kõnnib ülihalvasti, WC-sse ta ise ei saa minna. Et nüüd on ikka aega. Ma ei tea, et nii nõrk. Et tal on ka juba rääkimisega tekkinud ka raskus, eks ole, et see mõjub ju igasse, mitte ainult jalgadesse, et see mõjub ju igale poole talle juba. See diagnoos ongi ju see, et hakkab, et see haiguse kulg on niimoodi, et ta siis matab ju kopsud ja kõik need ära, et sellepärast täna see rääkimine on ka raskendatud, et see haiguse mõju hakkab selle kopsudele ja kogu nagu siseorganitele ka mõjuma, jah. Okei. Mida nüüd Lionit teha saaks? Meil on olnud alati küsimus, et kust leida neid projekte, keda toetada ja tihti mingite projektidega tuleb ette selliseid asju, et me ei saa seda teha, et tuleb kas meil Revali klubil on tulnud mingisuguseid valla poolt või riigi poolt mingisuguseid asju, kui me tahame toetada mingit riigiasutust siin varjupaika või nii edasi. Et tegelikult täna on projekt meie enda Lioni näol ehk selle väikese poisi näol, keda me võiksime siis toetada, et kuidas me seda teha saame, et see raha, mida Lionid ja nende sõbrad siis jagamise näol tahaksid panustada, et see jõuaks otse Sebastianile. Mis see kõige õigem viis oleks? See toetusfond on Sebastianile täna avatud Tallinna lastehaigla toetusfondis ja kõige kindlam annetuse viis oleks siis teha ülekanne sellele kontole, mis on näidatud ja märksõna on anna Sebastianile võimalus elada. Et siis on väga kindel see, et just see raha läheb Sebastiani ravi toetuseks. Mis siis juhtub, kui ütleme, et Sebastian ei läbi seda testi, mis selle rahaga siis juhtub? Täna on pere kindlalt lubanud seda, ta jääb ju niikuinii ju Tallinna lastehaigla toetusfondile, et toetusfond ju maksab seda raha vastavalt sellele ise ravikuludeks, mitte ju ei anna seda raha perele. Ehk kõik see raha, mis järgi jääb, sellest läheb siis vastavat haiguspõdevate lastele edasi, et kes samamoodi neid toetusi vajavad, sest täna minu teada vist on, kas oli 8 sarnase haigusega last täna Eestis. Et nagu pereisagi on siin avalikult ju televisioonis esinenud, et ta ei võitle üksi oma poja pärast, vaid ka tegelikult nende teiste laste pärast, kes täna Eestis on. Ja ma saan aru, et pere ise kogu selle reisi ja selle panustab, et te jõuaksite sinna
haiglasse ja ravikeskusesse, et selle pere panustab täna ise. Ja, pere on juba väga palju panustanud ja panustab edasi ja täna on need ka ju oma varamüüki pand, et osaliselt, et neid siis summasid katta, et võimalikult kiiresti raha kokku saada, et need testi läbimine ikkagi, kui ta sinna Dubaisse jõuab, et siis need testid läheksid ikkagi õnnestuksid, nagu täna lootust on, et siis seda ravi saada. Just, ja eks Sebastian vajab pärast, isegi kui ta seda kõik hästi läheb, vajab ta ikkagi pärast hoolt ja sellist tuge ja kindlasti läheb sinna ka vaja sellist lisaravi ju. Füsioteraapiaid ja kõike muid asju edaspidi ja absoluutselt, see nii ongi, jah. Edasi tuleb ka ju elada. Just. Ja käime nüüd korraks veel üle toetusfond.ee ja seal on link Aita Sebastianil edasi elada. Ja, nii on see märksõna. Ja mul tuli veel see meelde, kui ennem siin emotsiooni juures, kui sa küsisid, et kuidas ta ennast tunneb, et nagu ta ise on väljendanud, et kelleks ta tahab nagu saada, või kui ta tunneb, et on see, et mis Bast on ise ju öelnud ka seda, et ta tahaks samamoodi joosta, nagu tal noorem poeg jookseb ja siis saada kunagi koertreeneriks, et ma loodan, et see unistus tal ikka täitub. Ja meie ka loodame ja me tegelikult ootame kõikide Lionite ja Lionite sõprade abi, et kindlasti seda podcasti võite ka jagada oma sõpradele, et on olnud meedias hästi palju sellest juttu, aga võib-olla see ei ole kõigini jõudnud ja ma arvan, et see Maido Raske intervjuu, et see ikkagi aitab aru saada, kuhu see raha läheb, milleks seda kasutatakse ja kõik see pere, mida ta ju tegelikult läbi elab, et selles mõttes väga suured tänud sulle. Kas on veel midagi lisada teile, et nüüd olemegi siin lõpupoole, et kuulajatele veel mingi lõpusõnum? Et nagu me ju Lionitena ütleme, et lahkus loeb. Jah, lahkus loeb ja praegu on küsimus, et kes aitab aitajat, et aidake aitajat ka, et ärge jätke sinna niisama seda. Ja võtke osa kõik Lionid, iga väike panus loeb, et meid on juba üle 1000 Lioni ja kui me saame veel sõpru juurde, siis iga väike raha vahet pole, kui suur või väike. Ja aitäh juba kõigile Lionitele ette. Ja olgem hoitud ja olge lahked. Aitäh, Maido, et jagasid meiega Sebastiani lugu ja lootust ja tänud ka Brigittale episoodi organiseerimise eest, et olge head, sest lahkus loeb. Head aega. Head aega. Aitäh teile, hea lõvid!